Aitäh, Juhan, et täna mind saatesse kutsusid maali valima. Mina valisin enda jaoks välja sellise töö. Mis ta nimi on? Aga palun. Mul ei ole sellele ühte konkreetset kindlat nime nagu kujunenud. Ma valisin selle sellepärast välja, et see annab minu jaoks nagu vaatajale õhku ja ruumi ise mõelda. Siin ei ole nagu konkreetseid kujundeid. Võib-olla jah, see naise figuur, mis siin nagu kahes kohas kordub, valguses ja varjus, sellised klassikalised, arhetüüpsed elemendid. Mulle meeldib see, sa ei ole nagu kartnud seda tööd maalida ja siin on nagu selles mõttes palju julgust ja väga lahe kunst on sul. Ma küll inimesena sind ei tunne, aga mulle see kunst väga meeldib. Ja selle töö ma paneks endale kodus seina peale küll. Ja ma arvan, et see töö võiks olla ka väga lahe kuskil avalikus ruumis, näiteks pangas või mingis poes või suures keskuses üleval. Mingite seeriatena või pannoodena, et ta nagu korduvad mingid elemendid. Värvivalik on selline üsnagi tagasihoidlik, pinnakate on, sa oled siin katsetanud mingid kraklee tehnikat, mis siin krobelina ma ei ole maalispetsialist otseselt, et ma ei tea, mis see täpselt on, aga see on väga lahe tehnika. Siin on nagu kuldse ja hele sinise kontrastiga mängitud. Ja jah, see naine on nagu sul töödes vist läbib. Ma vaatan, et siin on palju naisi, naisfiguur, naiste elemendid. No paar tükki on tehtud. Naised meeldivad? No, muidugi nüüd küsimus. Mis siis veel öelda selle maali kohta? Ma ei tea. Suureformaadiline küllaltki, jah, kõik näevad seda. Muidu mina eelistan alati suureformaadilisi töid, kui ma nagu kunsti valin. Et mida suurem, seda parem. Kuigi mul koju ei mahu praegu rohkem enam kunsti, mul on samuti kodu kunsti täis. Aga kui ma kuskil näitusel olen, siis kogu aeg need tööd, mis mind kõnetavad, on suureformaadilised. Et kui keegi on teinud siukse väikse mikroskoopilise töös, ma nagu ei saa, ma ei näe seda. Igas mõttes nagu ma liigun lihtsalt kohe juba nende suurte tööde. Aga miks sa ei näe seda? No esiteks, et see on nii väike on ja teiseks ei kõneta mind. Ja ma pean sinna mikroskoopilisse maailma nagu sisse minema. Oled sa proovinud silmaarsti külastada? Olen. Mul on silmad korras. Just autoroolis testisin. Väga hea. Jah, selles suhtes ei ole probleem, aga lihtsalt need väiksed tööd ja siuke nukumaailm. No jah, see on maitse asi. Ja just nimelt. Ja just, et nagu suured tööd, nagu seinte kõrgused väga lahevad. No ja ürita sa seina tikutopsidega ära katta, sul läheb nüüd must miljon. Täpselt. Aga jah, mis siis veel sellest tööst rääkida? Selline kõrbe teema, üksik hing kuskil nagu vaim hõljumas mingite maastike kohal ja samas on siin nagu see tumedam pool alati, nagu inimeselgi on varjupool ja heledam pool, mida ta näidata ei taha, mis siiski tegelikult kas unes või igal pool nagu välja tuleb või mingites olukordades, kui meil kõigil on mingid saladused, asjad, mida me nagu ei taha, et keegi teaks. No igal mündil on nagu kaks poolt. Päeval on ka pime pool ja valge pool. Ongi ja kuul on varjupool ja öö ja päev. Just nimelt, no öö ja päev on mõtsingi nagu. Ja, et looduses on ka vaata, igal pool on elu ja surm ja algus ja lõpp. Nii et see kogu aeg käib nagu ringi ratas. Ja siin maali juures on samuti nagu, see on selles mõttes väga terviklik töö, et jah, siin on väga kokkuvõtlikult siis selline võib-olla mingi eluring nagu ära toodud. Et siin on jah, naine on nagu kahes poosis, üks on siis seisev nagu kutsuv ja teine on siis võib-olla nagu alluv kuidagi nagu laskunud. Näiteks? Laskunud nagu alla poole ja nii on jah. Ja võib-olla siin kuskilt veel tuleb mingi kolmas tegelane ka välja, aga sa ei ole seda veel nagu üles märkinud. No võib-olla kolmas tegelane oled sa ise, kui sa seda vaatad või keegi teine, kes seda vaatab. Võib küll olla. Ja siis tema mõtted ja tema suhestumine sellega nagu. Mis aastal see maalitud on? 09? Jaa, 2009. Okei. Kaua sa tegid seda? Ma ei mäleta täpselt. Ausalt öeldes ma ei võta kunagi stopperiga aega. No seda küll. Panen alustuseks käima, et mitu minutit nüüd läheb. Et ma ei oska öelda. Aga sul tundub, et on ikkagi nagu tootmine või heas mõttes nagu tootmine, et kui ma siin stuudios ka ringi vaatan, et sul on nagu
mingid seeriad ja kogu aeg on mingi teema, üks teema vaheldub siis teisega ja kogu aeg on selline tamp on taga nii-öelda vist näe. No jah, mingi seeriatena ma olengi nagu teinud, et ma teen ühte ja võib-olla 12 ja siis, aga no, nad jagunevad mingiteks kindlateks seeriateks, et niimoodi nad on. Aga kasutad sa modelli või võtad ajakirjast Maja figuure? No, ma olen modelli sisse pildistanud ja siis neid hiljem nagu ümber töödelnud. No väga tore, igal juhul. Ja sinust võiks ka teha. Seeria või? Ma ei tea, võib-olla tuleb seeria ka. No vahva, räägime sellest pärast. No väga hea, teeme ära. Mulle see töö meeldib, sest see kõnetab mind, sest see annab vaatajale õhku, vaatajale ruumi, ise mõelda, nautida, võtta distants, korraks ära käia, tagasi tulla. See ei ole agressiivne töö, sellel on sellist teatavat pehmust, ta on ja ta ei sega. Ja samas, kui teda ei ole, siis on midagi puudu. Et tegelikult ma ei öelnud sulle, et ma ei olegi neid nagu teatud, ma ei olegi neid mõelnud niimoodi, et tal oleks mingi kindel tähendus, et ma ei ole talle kindlat tähendust ette näinud, et ise mõtlemisväljakutse ongi üks osa sellest. Ja. No ma saan vist hakkama siis selles suhtes. Ja. Aga jah, selles mõttes mulle meeldib, kuidas see on tehnika tehtud, nagu lastud nagu maha tulla või? Ta on selleks on spetsiaalne sükene, ei ole värv. Lakk? Ta on jah vahelakk, mis läheb kahe värvikihi vahele, et ta kisub ühe värvikihi katki ja siis jääb alumine värvikiht nagu välja paistma ja sõltuvalt sellest, mis iganes värvi see on, siis see jääb. Okei, see on lahe nagu pragunenud inimene, nagu siit alt tuleb mingi teine inimene välja. Võt. Näiteks. Ja